kõik on veel ühendatud ühe suure nimeda maduussiga, mis siin läheb. Aga naljakas on see, et nagu oleks mingi pintsliga tõmmatud ära see kraabi, et siin on igal pool joonised. Et õnnalt nad kõndige, et kui siin liiva jääb kogu aeg jala alla, siis see kogu aeg kulutab. Siin oli tegelikult sõja ajal ka tankidraam. Ja tankide jäljed võisid seal kuskil isegi alles olla, aga need ei hävitanud neid jooniseid, et siin on mingi igasugust tegevust. Aga et huvitav, et jooniste servadel ainult, et ühes servas on valged ju. Nagu oleks mingit kemikaali kasutatud. See on selle suure põdra tagumik ja tagumine jalg. Raiendi põhjas ei ole niisugust valget serva. Siin pool ka ei ole, aga teisel pool on. Ma ei tea, kuidas see saab olla. Siin on mingisugust kemikaali pandud, see on ka suur põder. Suure põdra kere on siin, eks ole. Siin on 3 suurt põttu. Siis sealt tuleb põttude rivi. Ülevalt alla, seal on, ei mäleta mitte. See on loetud, et kus 15 põttu. Sealt hiljuti leidsime ka karukujutisi põttude ja algus. Sealt läheb põttude rivi ja siit läheb samuti põttude rivi. See põttude rivi jah tuleb siis siit alt. Siin keskel on veel pikad laevad. Jutid on näha. Laevad ja pudrad on niimoodi üksteise peal nagu nüüd. Kas nüüd siis otse teadlikult või erinevad aegad on tehtud. Ja siin on suur põder veel. Jällegi on... Oota, aga kuhu ta läheb, ütleme praegu? Tagumine jalg on siin. Okei. Siin on esimene jalg, siin on pea. Kusjuures temaga vist oligi see lugu, et tema peaga läheb vist kokku üks väiksem põder või oli see teisega, nüüd mul praegu siit. Sellises päeva valguses ei näe. See tuleb esile hommikul vara või õhtul hilja. Siis on need joonised näha. Siin lombis on saadud kujumas käia, ma ei tea, ega reiti ei soovita.